Saudi Araabia võib valmistada naasma sõtta, millest ta aastaid püüdis lahkuda. Riyadh väidetavalt ümber paigutab vägesid võimaliku mere- või maapealse rünnaku jaoks Houthide vastu Jeemenis, samal ajal kui ta loob mitmerahvuselist mereväe koalitsiooni, et kaitsta laevandust Punases meres. Vahetu mure on Saudi naftaeksport, kuid maismaaoperatsioon võib taas avada Jeemeni laiemat sõda ja anda Iraanile veel ühe võimaluse tõsta piirkondlikku hinda surve avaldamisel Teheranile. Meiega liitub nüüd Edmund Fitting-Brown, Foundation for Defense of Democracy's vanemteadur ja endine Suurbritannia suursaadik Jeemenis, et anda meile rohkem ülevaadet. Edmund, tore on sind siin E24 Newsis meiega koos näha. Ma tahan kuulda sinu vaatenurka sellest, mida sa praegu näed. Kas Saudi Araabia valmistub tõesti pealetungiks või võib see olla katse hirmutada hutisid, et panna nad nende ähvardustega lõpetama? Jah, tore on siin olla. Loomulikult on selles tõenäoliselt ka psühholoogilise mõjutamise element, et hutisid hirmutada. Aga see tõenäoliselt ei õnnestu. Hutid on näidanud, et neid pole eriti võimalik hirmutada. Nad suutsid eelmisel aastal üle elada sõja Ameerikaga. Nad on samuti olnud vastasseisus Iisraeliga. Nad ei karda tegelikult Saude. Ja loomulikult on Saudidel rohkem kaotada, sest hutid elavad nii sõja, konflikti ja kaose seisundis. Samal ajal sõltub Saudi Araabia oma ärimudelis rahust ja stabiilsusest, et soodustada investeeringuid ja muud jõukust. Minu arvates mõistavad Saudid ilmselt samuti, et nad peavad siin võimaliku konfliktiks valmistuma. Ja ma ei usu, et see konflikt ise Iraani konflikti põhjustab. Ma arvan, et see on pigem nii, et iraanlaste poolt nimetatud vastupanuteljeks, see tähendab Iraan ise, Jeemeni Houthid, Iraagi Shia militsad ja Liibanoni Hezbollah. Eelkõige, et need kõik on Iraani rinde lahutamatu osa, mis avaldab survet Iisraelile, Ameerika Ühendriikidele ja läänele, USA liitlastele. Ja minu arvates on vajalik, et USA ja tema partnerid mõtleksid sellele integreeritud vastuse võtmes. Ma arvan, et me näeme selgelt, et iraanlased on taas Hormuzi väinas agressiivsemaks muutunud. Ja tõepoolest, muidugi ründasid nad USA vägesid Jordaanias, pigem omal algatusel kui vastusena USA rünnakutele. On selge, et Jeemeni hutid juhivad konflikti Saudi Araabiaga teatud määral. Liibanoni Hezbollah hoiab loomulikult Iisraeliga rindeelus ja Iraagi Shia miilitsad on samuti oma rolli mänginud, osaliselt ka Saudi Araabia vastu. Ma ei usu, et Saudi araablased soovivad olukorda eskaleerida, kuid arvan, et nad võivad mõista, et neil ei jää muud valikut. Te räägite integreeritud vastusest. Mida te sellega täpselt silmas peate? Kas kuningriik võib otsida abi piirkondlikelt liitlastelt ja kui jah, siis millised riigid võiksid aidata, kui Saudi Araabia alustab pealetungi hutide vastu? Jah, see on väga hea küsimus. Ma mõtlen, et ilmselgelt on Ameerika Ühendriigid Saudide jaoks kõige olulisem ressurss, aga Saudid on ka teadlikud, et Donald Trumpi poliitika ei ole alati etteaimatav. Ja seetõttu nad on olnud väga, ma ütleksin, et nad on olnud väga kahe vahel, mida teha USA ja Iraani sõja suhtes. Ühelt poolt arvavad Saudi araablased, et oleks parem, kui USA olukorda maha rahustaks, kuid samas ei taha nad, et USA võtaks Iraani tingimused vastu ja lahkuks piirkonnast, sest see annaks Iraanile julgust juurde ja muudaks nad muidugi väga agressiivseks. Ja see oleks siis Saudi Araabiale ja teistele laheäärsetele riikidele äärmiselt keeruline suhe, mida hallata. Nii et USA on siin võtmetähtsusega. Nad vajavad USA-lt järjekindlust, nad vajavad, et USA näeks seda kui terviklikku küsimust, et USA peaks tegelema mitte ainult Iraaniga, vaid ka Jeemeni hutidega. Nüüd Saudi Araabial on ka ajalooliselt tihe liit Araabia Ühendemiraatidega. See sattus aga suure surve alla selle aasta alguses ja eelmise aasta lõpus, sest emiraadid seostati Lõuna-Jeemenis iseseisvumise poole liikumisega.
Tahtsin ka küsida, kui räägite Araabia Ühendemiraatidest ja rivaalitsemisest, mida oleme näinud Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vahel hutide ning Jeemeni teemal, peaksin seda mainima. Kui hutid jäävad Saudi Araabia sihtmärgiks, siis kuidas see võiks mõjutada Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vahelisi suhteid? Saudid ja emiraadid peaksid omavahel paremini koostööd tegema, kui nad praegu teevad. Neil ei ole sisulisi erimeelsusi ja Araabia Ühendemiraadid on alati olnud ustav liitlane Saudi Araabiale. Kahjuks tundub, et kahe võtmejuhi Mohammed bin Salmani Saudi Araabias ja Mohammed bin Zayedi Araabia Ühendemiraatides isiklikes suhetes on midagi valesti läinud. Ma arvan, et see on ülesanne Valgele Majale, et avaldada mõlemale riigile survet ja öelda, kuulge, teate ju isegi, et selles piirkonnas on piisavalt tõelisi konflikte, ilma et teie vahel oleks veel kujutelda konflikt. Saudi araablased, niipea kui hutid ähvardasid Saudi Araabia blokaadiga, ütlesid väga kiiresti, et neil on koalitsioon, mille nad teie vastu mobiliseerivad. Kui nad vajavad selles koalitsioonis Araabia Ühendemiraate ja nad tõesti vajavad, siis on tõesti oluline, et nad lahendaksid selle mõttetu tüli, mis teil selle aasta alguses Araabia Ühendemiraatidega oli. Ma arvan, et seda on lihtne teha, kui tõenäoliselt vajab see natuke abi ameeriklastelt. Edmund Fitton Brown, tore, et olete meiega siin I24 Newsis ja jagate oma vaatenurka selle kohta, mida võiksime Jeemeni hutide puhul oodata. Aitäh, et liitusite meiega. Pole tänu väärt.